igal nädalal. see ka, et ma siin siirus. Anne, kui mul käis siin see. Ma ütlesin, issand, kui kiiresti sa sööd. Ma elu äkki sööd ka, mis sa ei tohi. Ma olin nii kaua söömata. Aga kui mõelda, et milline on see... Kuna kui ma meie Margus näeb. Ma enam küll, ma ütlen. Kõnu nahk on kurat kõnu. Ei kõnnaks. Jaa. Ja sama Lenneti klooster, nagu see muusika ansambel, kes praegu muusikat tegi. Ja see üldine suu asub enam-vähem Mongoolia keskel. Seal on just see Mongoolia impeeriumi pealne kõrval, sellest oli eelmises sõõtus oli see... Ühesõnaga ise ma ka ei saanud aru midagi. Ja seda üldine suukloostrit vaatasime kohe hästi põhjalikult. Ta on väga õõnas ajalooga. Ta ehitati üle 400 aastat tagasi. 495 aastat. Kohe hästi Soomega. See tuli Soomest. See on Karinas. Ei, ega. Ja see... sellele kloostrile see lagesti. Ja Kasi ütles, et oli edasi öelnud, et ma tulen Eestisse. Lähme käime tegi enne Nüüri on korrapäraselt õnnekesed. Edasi kaibama. Selle kloostri müüri üks see. Mul oli nii hea meel. Ja iga serv on tikkusega. Karjumil läbi, kui ma olin. Need tunniksime tasad, need on tegelikult siis... Jaa, aidata mind liikida. Ja seal ütleme suust on neid seal müüriga kontrolliga. Täpselt, Kasi oli... seda tehakse sellepärast, et see number on pistis püha arv. Ja juba see teemad vastast, et see ehitasime väga kõrges turbo. See sees on kõige kõrgem turbo Mongoolis üldse. Tema hamburger võsnud. 13 meetri kõrgem. Ja me käisime poes ja väljastega ja autoga käida, siis on tead, no jah, saad rohkem katused kindlasti mitu. Ja nagu eelmises saates sai räägitud, et kogu see kloostri müüridega ma oli lapsed on kasjad, mis on nagu selle kiitse pealinna ruumi ja arel saadud kividega. Ja sama päeva hommikul käib vihad ja ma otsin Vikuga ole ja käis sisse. Et niimoodi palgi pingi peale ma olen läinud, aga tagapool ise naesin, et ma ei tea, kas palgi tagumist küll üldse enam olemaski on. Ja käisimegi temaga ja mõtlema tegin ringi sellel aastal esimest korda. Ringi ära ja siis tema läks ringi. Enne sotsialismi aega oli see müüriga 62 peakoda. Talveri käid jah, niimoodi. Aga hääldal pole üle käinud, meil loeb kokku. Kolm hästi vana templit. Ja pärast 90-ndaid on siis siia neid juurde ehitatud, neid valneid tasapisi kõige suurem nendest kahjuselt jõudis on see peamine Aldo ja praegusel ajal mungad igal päeval oma palve tundi peavad, aga see on nagu uue ehitus ja need kõige vanemad, need 3 tükki seal 400 aasta vanused. Need on muudetud ja vahepeal oli kõnnakild oli 2 suure põnevusega käisin need kõik seal läbi ja seal muuseumis oli siis kokku korjatud kõik see, mis oli sellest sotsialismi aja rüüstamistest järele jäänud.
kuidas mis alles oli, sellega sai need 3 maja täiesti ära täidetud ja nad olid siis sisustatud nii nagu budistlikud templid ikka. Ja kui sa ei ole kunagi käinud üheski budistlikus templis, siis see esimene pilt oli otsa sisse minnes, ma teed pöörpilka täiesti pea pööritanud. Igasuguseid pilte, kuulsid, kõikvõimalikke fantastilisi jumalusi, teemaid, selline peale suruv niisugune vaimede maailm, vahesid kummalisi esemeid ja nendest on hea lugu. Lihtsalt ja näiteks ühe nendest. See oli niisugune lugu, mida on hästi pikalt vaatasin ja mille kohta anti põhjalik seletus. See oli nagu välja umbes nagu kahe inimese kõrgune teema. Must nägu, silmid, kirevad ringad seljas, suur kroon peas, kroon hiitud, kuttadega ja terve jalg ja sellel terminil suu pooleldi lahti, suured kihvad suus ja suurte kihvade vahel on sinna pisikene ime, niisugune kuju. Ja kui sa siukest vaatad, täpselt ei tea, ma see on kindlasti mingi väga paha tegeline. Tegelikult on täitsa vastupidi, tergus, et see on hoopis hea tegija. Kus me reeglite järgi ja see just siin pidi olema kõige tähtsam Erdene suu kloostri kaitse, üldse, võimsam, kõige vägevam. Ja tema lugu oli siis selline, et see oli naisteema. Ja ta oli väga sõjakas, väga vapper, väga karm. Ma tahtsin küsida, kuidas see auto sul sõidab, kas tal on kõhmega või mingi lõks või kuidas ta tööle läheb? Ja hakkaski tema võitlema ja üldse Tiibeti nagu kohtuga klubi. lugude loogika. Selline plastmastikene asi. Ja mul on 2 näppu seal peal, nimetust on ja see kõik. Ja tõmbal enda pooleli ühe. Ja millega sa gaasi annad või seda? Ei gaasi mõtlegi, tamane lutt. See Tamane lutt ennab gaasi ja saab ka vähemalt pillusega võtta. nii, et kiiremini aeglasemalt. Ja teise käe oma on siis nagu tagurpidi teinud. Ja see on nagu uued autod praegu. Ja sellepärast et see selle lapse sees käsitsid kui kui hakkab tagurpidi sõitma, siis hakkab kiuhtuma. vastu vabadust. Kiuht. Sellepärast oli see laps mingi kihvade vahel. Nii et hoidis seda sellest õnnalt ikkagi oma lapsega kindlalt, et kuri ei pääseks uuesti maailma lahti mölvama. Ja mingis mõttes mingid sarnaseid lugusid, kus on väga palju verd, vägivalda, võitlust. Selliseid lugusid ma olen ka seal Tiibeti kloostrites kuulnud ja selle kohta ütlevad need usundi uurijad, et see on ühine nii Tiibetis kui ka Mongoolias, et seal on see budism väga tugevalt segunenud kohaliku šamanismiga. Ja vaat sealt šamanismist tulevad need igasugused kõik võimalikud teemanid ja kummalised tegelased ja igasuguste fantaasia ühe tüdruka ja ühe tiineri tüdruka. Need teemanid natukene teistsugused, kui nad on Tiibetis. proovida seda teist ja kolmandat. Mulle 2 tüdrukat. Ja ma ei taha vist. Ei taha üldse? Ei. Ma sõin nüüd mõlemad. Aga
nüüd ma siis neid nii palju tahan ma rääkida muljetest ühest kolmandast budistlikust kloostrist Mongoolias ja selle nimeks ongi minu kohta ikka täis. me jõudsime sinna nendel päevadel, kui liikusime Kobi kõrbes ja olime juba hommikupooliku seal kuivas ja elutuskõrbes sõitnud ja siis jõudsime ühte kõrbeoaasi. ja mis sa siis läksid 33 peale ja siis? Ma läksin 33 peale ja et sõidan sinna kauge peatusesse. Nii kaugel. Et seal on see Rimi pood, selber on palju kallim kui Rakuriin. Ja see, et käin sealt poest taga ja siis tuleb kiie peal nagu sa soovid. Ja see. Aga sa ütlesin, et Maximaa